Head kuulajad, 23. august, seda võiks nimetada rahvusvahelise orjaturu päevaks. Orjaturul mõistagi müüakse orje, inimesi. Aga 23. augustil hakati müüma terveid riike, et mitte öelda poolt kontinenti. Inimeste ja kaamelite müümise asemel müüdi lihtsalt rahvaid ja riike. 23. on kõige sümboolsem päev. Aga me peaksime hoolega meeles pidama, mis järgnes. Järgnes veel mitu orjaturgu. Teheranis oli orjaturg, kus lepiti kokku, kes jääb ellu, kes läheb orjusesse. Jaltas oli orjaturg, Potsdamis oli orjaturg, kus müüdi pool Euroopat. Sellepärast peaks olema see nii-öelda konverents, orjaturg, samamoodi Molotov-Ribbentropi pakti kõrval, sama hirmsa meenutusena. Olgu siis kas või lääneriikide jõuetuse meenutusena, aga turruga oli tegu, sest seal kaubeldi ja osteti, müüdi ja äritseti. Kas täna on see kõik lõppenud? Väga vähe usutav. Värske uudisena hakkab sel aastal torufirma tööle ja Läänemere põhja laskma armsaid torukesi, mida hakkab valvama ei keegi muu kui Punaarmee järeltulija, kes ei ohusta ainult Eestit, vaid kõiki ümbruskaudseid riike. Kahjuks toimub see MRP sündroom juba kollase viisnurga ja kahepäise kotka diilina, vähemalt kaudses mõttes. Huvitav, kas see ei meenuta MRP mudelit, kui Brüsseli ja Moskva vahel käivad üle meie peade läbirääkimised viisarežiimi keelamisest, lõpetamisest Venemaaga? Kas meilt ka luba küsitakse? Kui see asi läbi läheb, see suur läbirääkimine, siis me oleme ühe hooga tagasi aastas 88. Täna me oleme niigi Tallinnas vähemus, eestlasi loetakse siin 48%. Ja kui läheb läbi viisa lõpetus Venemaaga, siis me ei tea, mis juhtub. Lisaks, mina ei pea seda aastat õnnelikuks aastaks, sest krooni paberipurustajasse panek ei ole hea aasta. Krooni likvideerimine ei ole hea aasta. Ja kõik, kes kavatsevad protestida selle jama vastu, krooni paberipurustajasse paneku vastu, kasutage võimalust, protestige, andke oma allkiri. Internetis me oleme kogunud peaaegu 10 000 allkirja. Võib-olla mõned arvavad, et see loob meile justkui turvalisust või stabiilsust. Mina väga kahtlen, sest Kreeka näide ütleb seda, et minnes koos teistega Titanicu peale on väga ohtlik, et euroraha on nagu Titanic, mis kihutab karide poole. Nagu märkamatult anti ära 20 miljardit krooni Kreekale sellel kevadel. Ja mis on järgmine? Keda me järgmisena peame päästma minema? Nii et oleme väga valvsad riigi lammutamise suhtes. Kollane viisnurk ja punane viisnurk võivad teha diile üle meie pea, mis väga meenutavad MRP-d. Ja me ei tohi ennast sisemiselt selleks nõrgestada. Me ei tohi lõhkuda oma parlamenti, anda ära õigust migratsiooni teemal või muudel teemadel Euroopa Komisjonile või kurat teab kuhu.
hallide kostüümidega bürokraatidele. Nii et mina langetan 1. jaanuaril lipu ja panen sinna leinalindi, sest Jakobson ja Koidula pannakse paberipurustajasse. Veel on võimalus mõelda, hoidke vähemalt kroonid alles Eesti Panga keldrites, sest kui Titanic karile läheb, siis meil on midagi kuskilt võtta. Ja nii mõnigi riik juba kaalub seda, et hoida oma sedelid alles. Oleme valvsad, aitäh!